Tšauki! Ma töötan hetkel kodust, tahtsin näidata niimoodi. Vaatan, et mul hakkas just aku tuli blinkima, aga ma vaatan, kui palju ma saan filmitud. Ühesõnaga, mul on natukene overwhelming tunne, et mõtlesingi filmin neid emotsioone. Ma olen tänaseks 34 nädalat rase. Nädal lõpus on siis 35 nii-öelda. Ja mul on tegelikult ongi 1,5 nädalat tööl käia tegelikult endiselt. Minu motivatsioon tööl midagi teha on täiesti nagu nullilähedane. Lihtsalt teadmine see, et sul on järgmine nädal juba lähed nii-öelda imatuspuhkusele ja ma tean, et Eestis on tegelikult 2 kuud ennem juba mõnes firmas isegi võib-olla rohkem, mõnes vähem, ma ei tea. Meil on ainult 6 aega enne sünnitust siis. Minu nii-öelda mõtted on juba seal kuskil eemal. Mul ei ole mõtet selle peale, et teeks väga palju tööd ja kõike niimoodi. Samuti jalad annavad natukene ülesse praegu jalgadel kõndimine. Ma tantsisin ka veel vahepeal üle 2 päeva tagasi, 2 tundi tantsisin, et nagu see keha raskus nagu läheb selle jalgade peale. Kuidas muidu enese tunne on hetkel, siis pigem on nagu hea, ma ütleks. Ma ei saa millegi üle kurta tegelikult, et kõik on väga hästi. Et lihtsalt vahepeal on väsimus, ma ei viitsi enam midagi teha, ma ei taha midagi teha, ma tahakski pigem olla siin diivani peal ja lihtsalt lõsutada. Ma ei tea, see ei ole otseselt halb ju. Ma näen enda kaaslase pealt, kes on siis, ei ole nagu rase on ju, et tema jaoks on ikkagi endiselt suveperiood, et tahaks nagu midagi suve ära kasutada, kuidagi tahaks teha midagi, kõike niimoodi. Mul ei ole nagu seda tunnet, et lähme ja teeme ja veini sa juua ju, ujuma ma hetkel nagu ei kipu. Ma ei tea, kas ma olen ainukene rase, kellel kogu aeg on mingi probleemid sellega, kuidas öelda, mul on kogu aeg mingid, midagi ma pean välja ravima, kui ma lähen spaasse näiteks ja et sellepärast ma proovingi vältida ujumist või spaasi ja kõik niimoodi spaad on nagu täiesti niimoodi, et lähed spaasse järgmine päev on mul on täielikult infectionid nagu down there. Ma ei teadnud, et see on norm raseduse ajal, et nii palju probleeme võib esineda. Kuna nii palju väljaminekut praegu on laste asjadele ja kõike niimoodi, siis minu mõttes on see, et ma ei soovi panna nii palju raha, ma ei tea, käia restoranides ja kõike niimoodi, kuna ma ei saa kõike nautida otseselt, kuna ikkagi mingid limitatsioonid on, et toorest asju ma ei söö endiselt, siis palju süüa ka ma ei saa süüa. Beebi võtab nii palju ruumi juba kõhus, siis nagu nauding ise nagu kaup täielikult ära nii-öelda. Ma ei tea, kuidagi niisugune overwhelming tunne on hetkel kõige osas, et mõtted on juba järgmises kuus, siis samamoodi proovid nagu sellega diilida, et hetkel on suvi, peaks nagu nautima. Vahepeal sai aku tühjaks siin, nüüd ma olen tagasi. Tegin endale kohvi. Ma ei tea, kus ma täpsemalt pooleli jäin, aga mul on ümbruskonnas mõned uued emad või tulevased emad, aga üldiselt ei ole nii palju kellegagi rääkida asjadest või siis kokku saada. Ja ma just räägingi enda sõbrannaga, kes Eestis siis sai just beebi. Kirjutangi, et kuule, kas on vaja, ma ei tea, küünepuurijad, mitte puurijad, kuidas eesti keeles küüneviili või mis iganes beebidel on. Kas seda spets komplekti on vaja beebile või mitte ja kõike niimoodi ja eile läksin siis H&M-i ja et osta uus komplekt vastsündinule. Meil on umbes 5-6 padi hetkel. Mõtlesin, et okei, ostan nagu midagi juurde ja siis hakkan vaatama neid padisi ja siis vaatan, et püksi pole vaata. Okei, nii mingid püksid on meil olemas, saab nagu matchida, it's fine. Siis vaatan, et okei, et sokke on ka veel vaja. Siis olingi seal, käisin ringi, lõpuks igistasin, nii palav hakkas. Siis lõpuks leidsin kindad beebile ja idee oli osta siis uued padid beebile ja võib-olla sokid ja niimoodi. Mida ma ei ostnud oli sokid ja padi, tulin välja kinnastega. Et see kogu
word on nagu overwhelming ja kuna naised on enamasti need, kes siis nii-öelda pesa loovad ja ma tahangi, et mina seda teeksin, et ma ei taha, et otseselt nagu, et Hendrik nagu sellesse segab. Ma ei tea, kas on valesti öeldud, aga mulle meeldibki see protsess, aga ikkagi see on nagu overwhelming, like, kui palju sul neid bodysi on vaja või üldse, kui palju midagi on vaja. Keegi ütleb, et ära osta magamiskotti, teine ütleb, et parim ost ever, nagu siis olegi nagu sul pendelit nende kahe asja vahel, et ja ma tean, et poed ei lähe kinni, aga there is a but. Taanis jah, poed ei lähe kinni, aga enamus asjad on Taanis online, mis tähendab seda, et ikkagi kui sa ostad, siis sul läbi 2, 3, 4 päeva enne, kui sa saad selle toote kätte. Eestis on natukene võib-olla see, et lähed mingi Ülemistesse ja davai, et ostan selle ja on olemas. Meil ei ole päris niimoodi, kuigi Taanis, mis ma olen tähele pannud, siis hinnad on odavamad kui Eestis, mis on nagu natukene naljakas. Aga ma tegin väikest progressi. Mul on seal haiglakott või käsipakas. Keegi ütles, et miks sa nii suure koti võtad? Ma ütlesin samas nagu, et ma ei viitsi sul suure mingi seljakoti panna selge, davai, lähme nüüd. Point on see ka, et meil ei ole autot siin. See on nagu whole another story, et kuidas ma siis haiglasse saan minna. Üks variant on see, et kutsume kiirabi. Kiirabi on tasuta ja nad peavad sulle vastu tulema, kuna see on tavaline, et taanlastel ei ole nii-öelda autot siin. Teine variant on, et me läheme taksoga, mis ei ole ka väga, ma ütleks, et eelistatud minu jaoks. Ja taksod nad peavad sind peale võtma, isegi kui sa oled niimoodi, et sa põhimõtteliselt sünnitada taksos nii-öelda. See on reegel siin Taanis. Kolmas variant on üldse, et me rendime auto mingiks perioodiks, sest me maksame siin parkimiste eest ja kõike niimoodi, mis läheb reaalselt 1000 eurot meil kokku kuus peaaegu, võib-olla ma üle liiatan 800 kuni 1000 eurot. Neljas variant, mis on siis see, mis me ilmselt läheme, mis teepi, et niipea kui asjad hakkavad toimima, ma helistan Hendrikule, nüüd on aeg. Meil on sellised, nagu Eestis on vist Bolt Drive, et võtabki selle auto, rendib nagu pikemaks perioodis mingi nädal aega. See ei ole kõige odavam jällegi, aga see on kõige odavam nendest kõikidest lähendustest. See tähendab ka seda, et meil on enda auto. Mindes tagasi, miks mul on käsipagas, ongi see, et mul on natuke lihtsam, kuna Hendrik on endiselt tööl. Ja kui on kiire minek, siis ma lihtsalt võtan selle sanga ja tirin endale järgi ja minek. Et ei ole päris see, et võtan nüüd kõik kotid kaasa, davai, lähme. Ma sain koti välja, ma viskasin kõik asjad lihtsalt sinna sisse praegult koos pakenditega ja kõikide asjadega, et ma olen nii kaugel vähemalt, ma ütlesingi Hendrikule, et kui on minek, siis vähemalt võta see kott kaasa, et isegi kui pakendid ja kõik asjad on endiselt seal. Ma teen teise video, mis on mul haiglakotis nii-öelda. Siis ma viskasin kõik asjad siia sisse, beebiriided ka. Nagu näete, siis sildid on endiselt küljes. Ehk ma pean... see on siis see pesukott, mis ma pean siis nagu ära pesema nii-öelda. Endale ostsin pitšaama, junni pitšaama. Ma loodan, et ma väga palju ei veritse, muidu see pitšaama saab olema ühekordne kasutus. Eks vaatame. Ühes on kõikidel asjadel on sildid endiselt küljes. Ja ma ootan viimaseid asju siia kotti, mis peaks nüüd järgmiste päevade jooksul tulema, siis ma saaksin kõik need asjad koos pesta. Kõik on niisugust beežikat värvi. Kui armas see on. Mitsikesed ja kõik asjad. Ühesõnaga. See on minu stages at the moment. Ma näitan enda kütukes ka. Mul on niisugune 34 nädalat. Igatahes ma kuulen, kuidas mu arvuti kõliseb, nii et ma lähen tagasi tööle. Aitäh kuulamast ja näeme siis järgmises videos, kus ma ilmselt näitangi, mis on mu koti sees või siis mingi vlooge või midagi niimoodi, sest jah, ma teen neid ka tavaliselt ikkagi. Nii et, see you!